Selles videos saad teada, kuidas planeerida põhiprotsessi igapäevaseid tegevusi ja prognoosida nendega kaasnevaid kulusid. Kuidas hinnata väljaminekuid põhivara hankimisele ja väikevahenditele ning kuidas arvutada tootmise omahinda. Nüüd, kui klientide soovid on arvesse võetud ja klientidega suhtlemine planeeritud, on aeg läbi mõelda, kuidas toode või teenus valmib ja kliendini jõuab. Selles videos vaatleme põhiprotsessi. Põhiprotsess on protsess, mille käigus toode valmib või teenus osutatakse. Peale selle on ettevõtetes veel toetavad protsessid, nagu näiteks turundus, mida käsitlesime eelmises videos, raamatupidamine ning töötajate värbamise ja motiveerimise protsessid. Kahest viimasest räägime järgnevates videotes. Põhiprotsess koosneb erinevatest toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks vajalikest tegevustest. Tootmisettevõtte korral algab põhiprotsess tooraine, materjalide ja komponentide hankimisest ning ladustamisest. Järgnevad erinevad tootmisprotsessid, näiteks õmblusettevõtte korral juurde lõikamine, õmblemine, viimistlemine, seejärel pakendamine, valmistoodete ladustamine ja toodete kliendile toimetamine. Ära unusta kvaliteedikontrolli. Sarnase tegevuste järjestuse saad teha ka teenindusettevõtte jaoks. Näiteks võib üsna täpselt kirjeldada reisibüroo poolt pakutavate teenuste etappe. Samas juuksuriteenuste korral on mõistlik paindlikum lähenemine. Mõtle läbi ka tegevused juhuks, kui klient tagastab toote, esitab kaebuse või küsib lisainformatsiooni. Kui kõik põhiprotsessi tegevused panna ajateljele, saab teada, millal tuleb tellida tooraine, kui kaua võtab aega tootmine ja pakendamine ning millal klient lõpuks toote kätte saab. Märgi sellele teljele ka raha väljaminekud ja sissetulekud. See on eriti oluline ajal, mil klientidelt veel piisavalt raha ei laeku. Samalt skeemilt saad välja lugeda ka masinate ja seadmete vajaduse. Ära unusta, et suure tõenäosusega peab toodet või teenust edasi arendama ning uusi tooteid juurutama. Varem või hiljem kopeeritakse sinu toodete konkurentsieelis ja kui arendusega ei tegeleta, on oht konkurentsist välja langeda. Seetõttu planeeri natuke pikemalt ja lisa ajateljele ka arendustegevused. Kui põhiprotsessi kirjeldus on valmis, saab hakata ligikaudseid kulusid hindama. Asukohakulud tekivad seoses sellega, et põhiprotsess toimub mingis füüsilises ruumis. Mõtle esmalt, millises riigis, linnas, linnaosas tegevus toimuma peaks. Kas selleks on vaja eraldi hoonet või vaid mõnda ruumi? Kui suurt hoonet või kui suuri ruume? Ma eeldan, et sa kohe ehitama ei hakka ja seetõttu on kulude prognooside tegemine lihtsam. Ava mõni kinnisvaraportaal, vali riik, linn ja linnaosa ning otsi sinu äritegevuseks sobivaid rendile antavaid ruume. Kui täpselt selliseid ei leia, saad siiski orienteeruva rendi hinna ruutmeetri kohta. Korruta see ruutmeetrite arvuga, mida sinul vaja läheb. Pea meeles äriplaani konservatiivsuse printsiipi. Kui leiad üüripindu rendihinnaga vahemikus näiteks 100 eurot kuni 150 eurot, siis arvesta 150 euroga. Kui leidsid sobivad ruumid, uuri, kas transpordiühendused ja parkimisvõimalused on olemas. Kas elektrivõimsus vastab sellele, mida vajad? Kas internetiühendus on olemas? Mõnel juhul on tulnud uurida isegi veesurvet. Kui mõni neist puudub või ei vasta sinu nõuetele, tuleb arvestada päris suurte lisakuludega. Seadmed on mõistlik jagada tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalikeks seadmeteks ja kontoriseadmeteks. Lisaks sellele, kuna hiljem hakkame ka bilanssi kokku panema, jaga seadmed põhivaraks ja väikevahenditeks. Näiteks tootmisettevõtte tootmisseadmed on enamasti põhivara, aga käärid ja kruvikeerajad väikevahendid.
Peamiseks erinevuseks on see, et väikevahendid arvestatakse kohe kuluna, põhivaraga kantakse kuludesse osade kaupa, aga sellest hiljem. Seadmete hinnad leiad internetist kindlasti kiiresti. Suurt täpsust pole mõtet taga ajada, kuna klientidelt laekuvat käivet me mingil juhul ei suuda täpselt prognoosida. Enne kui ruumide ruutmeetrite vajaduse lõplikult otsustad, soovitan teha seadmete ja mööbli paigutusskeemi. Kergesti võib juhtuda, et seadmed mahuvad küll ära, aga töötajad ei pääse vabalt liikuma. Kui nii juhtub, tuleb ruutmeetrite arvu suurendada. Paigutusskeem aitab sellest selgusele jõuda. Toitlustusettevõtte ja kaupluse korral on paigutusskeem lausa kohustuslik. Tootmisettevõtte korral algab põhiprotsess tooraine, materjalide ja komponentide hankimisest. Nimetame toorainet, materjale ja komponente edaspidi tootmissisenditeks. Need tuleb enne tootmise alustamist kuskile ladustada. Uuri järele, kelle käest tootmissisendeid hankida, kui palju need maksavad, millised on tarne- ja maksetingimused. Mõtle ka läbi, kui suured kulud kaasnevad tootmissisendite ladustamisega. On oluline teada ajavahemikku tellimuse esitamisest kauba kättesaamiseni. Samuti seda, kas tuleb teha ettemaks. Seejärel arvuta ühe toote omahind. Võid näiteks teha sellise tabeli. Pane tähele, et tegemist on tootmisomahinnaga ja siia ei lisata mitte midagi peale füüsiliste tootmissisendite, mille klient ostes endaga kaasa viib. Ära lisa siia tabelisse ei elektrikulu ega töötajate palka. Erandkorras võid palga lisada, kui tegemist on tükitööga ja tööline saab palka alles siis, kui tema poolt valmistatud toode on müüdud. Just müüdud, mitte valmistatud. Kui ärimudel näeb ette teiste poolt valmistatud toodete edasimüümist, on omahinnaks selle kauba sisseostuhind. Tavaliselt sõltub sisseostuhind kogusest. Mida suurema tellimuse teed, seda odavam on üks toode. Samas suurendab suure tellimuse tegemine laokulu ja tekib risk, et raha seisab toodete all kinni ja vabaneb sealt väga pika aja jooksul. Juhul kui ärimudel näeb ette tellimustöid, näiteks rätsepateenuste korral, valitakse üks toode, mida kõige sagedamini tellitakse ja omahinna arvutus tehakse selle toote jaoks. Konservatiivsuse printsiibist lähtudes ei tohiks selleks tooteks valida kõige odavamat toodet. Omahinna sisse võib minna ka pakend. Selles videos õppisid planeerima põhiprotsessi ja prognoosima selle protsessi tegevusega seotud kulusid. Said ka teada, kuidas arvutada toote omahinda. Järgmises videos vaatame, milliseid töötajaid peab värbama ja kui palju neile palka maksta. Kohtumiseni!